in the mornings when I think about you. Yeah, I hit you like what you say. In the mornings when I want you. Yeah, I hit you like what you say. I could f*** you all the time. I could f*** you all the time. Filmi mind ka. Me hakkame kohe fried rice'i sööma. Käisime massaažis ära ja kohe hakkame sööma lõunat. You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on them. Well, that's not what I was told. Then maybe you need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. What? Hakuna Matata. Lasme teeb õiget meditatsiooni. Õige meditatsioon käib ikka niimoodi. Jaa. Oh shit. Pärast on vist vaata, mees käib sul tai-boksist olema jalgu masseerida ka. Jaa, täpselt. Spets salviga. Nii et ole ärkvel ja valvel, et... Aga täna sul ei ole tai-boksingut ju? Täna ei ole. No aga igaks juhuks juba ette vaja. Jaa, nagu mentaalselt võib valmis olla. Me arvates on tal nagu palav ka või? Palju parem hakkas. Proovin tasakaalu hoida. Väike puhkepaus, väikse pulga peal istud siis jah? Ja mees on niimoodi. Tavad laiali. Life is beautiful. Aga kus see kõht on? Ei. Teeb seda seisu vaata. No nii. It makes no worries. Repeat after me. Hakuna Matata. Hakuna Matata. It means no worry. Me oleme siin Budasaare templis praegu, siin on väga palju erinevaid kujusid munkadest, Shivast, Budast, Ganeshist, hästi palju erinevaid. Ja meie brändi nimi on Kauri. Ja Kauri on nüüd, Kauri on ainukene, kellele Shiva ei suuda ära öelda. Et Kauri on keegi, kes on nii vastupandumatu, et Shiva ei suuda talle mitte kunagi öelda ei. See alla ja läheb vana mees ja vana naine. Haiged, vaesed, õnnetud lähevad mööda teed. Ja Kauri palub Shivat, et kuule Jumal, Shiva, sina, kes oled looja hävitaja ja kes sa suudad absoluutselt kõike,
et miks sa lased endal inimestel niimoodi piinelda siin, eks ole, vaese ja haige ja õnnetuna. Ja Shiva vastab, et see on nende karma. Nii, tuleb välja, et eile pärast seda Buda saart me olime nii väsinud, et me lihtsalt otsustasime, et me enam ei vlogi eile ja me otsustasime veel, et me teeme selle vlogi üle 2 päeva, et siis 2 päeva ühte vlogi, et siis me lihtsalt ei jaksanud eile. Aga kus me nüüd siis oleme? Me oleme siis nüüd ühes teises majas, kuhu me ümber kolisime, kuna neid tiiri on kohe varsti tulemas. Kõrval on kohe takso, millega siis saab otse haiglasse põrutada, sest et kui haiglast helistada kiirabi, siis kõigepealt tuleb see kiirabi, see hakkab sealt sõitma siia ja siis sõidab siit sinna tagasi, et parem nad ise soovitasid ka, et võtke siit takso ja säästate palju rohkem aega. Nimelt aega on siis natuke edasi läinud. Täna on lihtsalt rahulik päev olnud. Tein endale fried rice'i, mis maksis 50 bahti, mis on umbes 1 euro, võib-olla 1 euro 20 senti, 1 euro, kuskil sinna kanti. Et väga odav on siin see väljas söömine, et vähemalt 1 kord päevas vähemalt me toome väljast toitu ja siis teeme kodus lihtsalt sellepärast, et tahame teha kodus. Aga muidu jah, ja siis tuleb välja, et tegelikult meil oli siin 2 kilpkonna, aga millegipärast me ei leia ühte ülesse, aga see meie landlord ütles, et see on tüüpiline, et nad vahest nagu jooksevad ära või kuidagi saavad ajast välja ja siis tulevad tagasi, et seda ongi varem juhtunud, et ärge muretsege. Me täna Kauri Travel House'i ühtede esimeste klientide ja sõprade Taavi 50. juubeli. Kõigil on päris palju niimoodi. Ja nüüd me hakkame seda ette valmistama. Kell 7 me oleme palutud 50. juubelile ja see, mis seal toimub, seda me päästame kõike. Kas me nüüd siis lähme? Tai bufeesse. Soo? Vaata, kuidas Lauri selles. Hawaiianas. Lähme bufeesse, jah? Jah. Okei. Lähme, jah? Sööme palju, jah? Okei. Siin on oma kogemused, et sina pead juhendama, mida tahad hästi ja valge kala. Nii, mina tegin meie vegan suppi siin valmis. Siit tasub kaikki sööme. Ja see on väga unine. Ei ole, ma ootan. Okei, ta ootab midagi. Siin on supp, siin on siis väike siuke pannakse liha, dumplingud, seal on teine kirjal on 3 grilli. Kauri Travel House. Nii. Ja kokku ka teha. Kõnni miks teist? Esimesed kohutajad tehtud, siis hakkab lauakõned ja palju õnne. Palju õnne. Kõhud on täis, enam-vähem. See on kõht täis või? Vägagi. Väga või? Eile nägid ära, et nad tulid nende võrgutustega. Et sedasi, no seal ei saimegi aru, kuidas nad käis, aga meil oli juba see on, vot kes on meie landlord, tal on antiigipood ja ta müüb väga väärtuslikke asju, et seal on poolväärist kinnist, see on Õnne Buda. Seda nimetatakse hotei, Õnne Buda. Ja vaata, ta sarnaneb nii väga sulle. ja ole ikka selline, vaata. Ikka naerata ja ole selline mõnus.
ja tead, selle Õnne Buda hotelliga on veel üks asi, et kui sul on elus mingi soov, siis ütle talle ja siis 300 korda paita ta kõhtu. või siis omaenda kõhtu. sama teema. ja nii suur õnn ja au on sinuga kohtuda, et sa olemas oled, kogu universum olgu tänatud selle